Tere tulemast Eestis sisuloojad versus artistid kokandusvõistlusesse. Minu vasakul on meil tiim 1 sisuloojad. Mis teie tiimi nimi on? Chill. Meie tiimi nimi on Chill. Tiim Chill. Ja minu paremal on meil artistid. Ja teie tiimi nimi on? Tiim Till! Yeah! Tiim Till. Let's go! Ja nüüd te kindlasti mõtlete, mida need 2 tiimi siin köögikompaniis üldse teevad. Esiteks peavad tiimid oma loovust kasutama ja mõtlema välja ühe roa, mida kanas teha. Teiseks teevad nad ühe desserdi retsepti põhjal. Kes on parem, võidab. Ja et aidata mul välja selgitada võitja, kutsuin endaga koos kohtunikeks profikoka ja võistluskoka Jevgeni Kolikovi ning küpsetusmeistri ja kaastoidu sisulooja Hedi Aimsalu. Okei, võistlejad. Kõige tähtsam valk köögis, arvatavasti kõige kasutatum, on ju meil kana. Ja kana peab iga kokk oskama küpsetada ja ka lõigata. Nii et me oleme siia toonud Jevgeni, kes on väga mitu kana oma elu jooksul tükeldanud. Väga mitu kana on näinud selle mehe peale. Nii et Jevgeni, näita meile ette, kuidas üks kana tükeldada. Võistlejad, teie tulge kuulake pealt, sest teie peate seda sama pärast tegema. Siin on meie kana, jah. Kõige lihtsam. Ehk siis me lõikame seal, kus on nahk, lõikame lahtised, teeme selgroog katki. Kas ta oli nõus sellega üldse kõigepealt? Ta ei öelnud midagi sellist. Siis lõikame neid tiivad ära. Siis lõikame selgroog, sellest saab buljongi teha. Selline tuleb buljongi kogus. Siis meil olemas 2 fileed. Vaatame. Siis meil olemas 1 filee, siin on kond ja teine filee, siin on kond. Nuga vastus kondi. Sellest osas siin on selleroog ja samamoodi koib. Ehk siis teil peab tulema niimoodi. 2 koiba, 2 tiiva, 2 fileet. Ja nuga peab olema terav. Kas nüüd on nagu hilja öelda, et ma olen vegan või? See kana on vegan kana. See on vegan kana, ta oli ka. Ei ole vegan, ta tegi nalja. Kõik kana part, kes iganes tal olemas, välja arvud vutt, kõik fileeritakse sama, ehk siis kogemus teile eluks võiks kasutada. Aga mis ma võin ütleda teile, Edo? Esimene väljakutse on siis kasutada kana, ilmselgelt. Te võtate ühe kana sealt. Ja teil on ka väga palju teisi koostisosi rimilauast, kus te saate valida, mida te selle kanaga teete. Teil on aega 1:15, et teha meile üks loov roog. Tiimi kaptenid, teil on pärast 5 minutit, et võtta enda tiimi jaoks kõik vajalikud koostisosad rimilauast. Arutage, mida te mõtlete teha ja siis annan teile varsti aja. Teeme magus hapuploomi-kaste. Low-key. Ma juba paanikas. Kas võime ka minna vaatama? Okei, meil on 1 asi olemas. Okei, put that down, palun. Mingi väikeste lastega mingi. Küsimus, kui me võtame terve purgi, kas teised ei saa seda purki või? Jah. Osso kurjed. Aga ma arvan, et selles mõttes te olete piisavalt arutada saanud. Mõttes peaksid olema tekkinud juba, mida te siin teha saate. Nii et tiimid, minge oma laudade juurde, jätke oma kaptenid siia ja ma alustan aja. Tiimi kaptenid, kas te olete valmis? No valmis või mitte, aeg algab. 3, 2, 1, nüüd! Gerhard! Paprika mulle lihtsalt väga maitseb. Ära kahetse, võta kõik asjad, pane kotti lihtsalt. Mida rohkem, võta apelsin kindlasti. Porgandeid on vaja. Kus ketšup on? Honestly, see on kõik. Ta võttis terve korvi sibulaid ära. I did everything. Helena, kas seal on kõik olemas või? Jaa. Imo, ma ei tea. Me peame tegema kasvame, me blenderdame ploomid ära, teeme lõgaks. Saad aru? Me teeme honey chicken. Apelsin. Aeg saab läbi! Aga meil ei ole honey. 2, 1. Nüüd on laud kinni. Tiim artistid, tiim Till.
mis te siis mõtlete? Ta ei öelnud meile, mis ta võtab. Ütlesin mis me teeme. Mõtlesin, me teeme nagu apelsini seda honey chickenit. Apelsini honey chickenit. Aga ma ei tea, kus honey on. Teie ei saa teha seda, me juba teeme. Aga me nagu midagi figure out ime. No nii, tiim 2, tiim chill. Rääkige, mis teie plaanid on praegult? Meie plaan oli selline, et me hakkame plaani alles mõtleme nüüd. Mul on räägitud, mul on plaan olemas. Tegelikult toidu tegemine on üldse väga loominguline tegevus. Sa ei saagi minna mingisuguse kindla plaaniga peale, sest kõike võib juhtuda. Ei, ma arvan, et tiimid saavad siin väga hästi hakkama. Mina ei muretse üldse. Miks meil kruvi keerab? Kuule, don't screw around. Nii. Tiimid, juhin tähelepanu siia poole. Teie aeg, tund 15 minutit. Algab nüüd! Hakake kokkama! Ma tahan käed ära pesta, this is nasty. Mis mõttes keegi ei pesa käed ära, that's nasty. Ära film, ma ei tea, mida teha. Ma ei oska mitte midagi teha, miks sa filmid mind? Kuidagi huvitav. Kuidagi huvitav käes hoida. Päris kana. Oh, tead seda, rip me out the plastic cabin acting brand new. Tead seda? Okei. See sina on. Oi. Mis ma teen? Sa võid mõelda, et mis meil järgmine step on pärast. Okei, teeme järgmist steppi. Aga meil on mett vaja too. Aga kas me teeme mingid nuudlid ka sinna kõrvale või? Shut the Okei. ja vaata, sa lõikad, tõstad seda perse ja lõikad kõik see nahk ära. Näe, ma ütlesin, perse nahk tuleb ära lõigata. Nii, mis tükist me teha tahame? Ma nagu, nad ei tea, mis me teeme ikka veel. Nii et ma lihtsalt mõtlesin, ma hakkan tegema midagi nii kaua, kui nad... See on mõistlik, samal ajal kui nad figure out ivad seda. Jaa. Ja siit ma lõikan siit läbi. Jah, siin. Siis kui me lõikame selle fileeks, me paneme muna sisse, siis jahu sisse ja siis me friteerime seda. Get it? Me friteerime rinda või? Kuulge, ma küsin korra semud, mitut kana osa me tahame üldse, palju me ta lõikan? Kes on see filee osa? Me teeme fried chicken. Oota, kas see kana tuli otse Rimist? Rimi, kõige parem toidupood. Väga hea, keep it going. Kuule, võtan siin suveks tööle juba. Vaevane kana. Vaene kana, jah. 2 fileed on vaja, jah. Laseme selle püreeks, teeme suht Jevgeni, sa teed ju nende eest ära töö siin. Jevgeni, ta ei tee ta ainult, ei näitab. Undercover Ei. tiim. Mis moodi? Nad maksavad sulle. No parem oleks, nad maksavad hästi. Kuule, nagu meil on see jahu, aga millega me nagu fritüürime? See ja siis meil õli pole, aga me võime... Ei, õli saab, aga nagu see peaks üks layer veel olema ju. Ma võime nuudlid panna sinna ümber. Aga lihtsalt nagu rind ei ole kõige parem fritüürimiseks too. No siis teeme seda. Teeme koivad. Aga miks sa actually tajud? Miks sa actually tajud? Ma olen Coca-Colis käinud. Actually või? Oh shit! Kusjuures mul on väga osav tunne praegust. Ma nagu korilane. Juicy tuleb. Väga hea. Ta tuleb bänger, vaata seda. Vaata seda raisk. See tuleb ära peita kuskile, see tundub illegaalne praegu. Pool kana ju. Vaata, see on filee, tee talle musi. Sa võid mõõta riisi ja vee ära. Nii, oota, mis sa siis arvad sellest siin Jevgeni fileedest? Mul väga kahju, et mul silmad olemas. No ma arvan isegi nagu luusikaga ma fileerin seda. Ma ei viitsi! Teräs ma ei viitsi! Lusikaga! Kana rassist oled. Kuidas ma selle ära nullin? Mida sa teed? Palju riisi me tahame? Pese see riis ära lihtsalt kausis. Võta nahk ära, nahk sinna ja teen ribad. tee ribad, tükid, väiksed, süksed mõnusad. Nagu need, mis tulevad pakis hakitud. Siin tundub palju nagu parem seis kuidagi. Siin tundub nagu mingi süsteem juba olevalt. Ma näen, et mingisugune marinaad hakkab kokku tulema. See raameni paneering tundub suht bänger. Raameni paneering? Jaa. That's crazy. Kuigi ma ei tea, kas seal piisalt õli on toa. Mida me teeme siis? Nad ei oska riisi keeta. Ei no, sa pead instrueerima neid, oma tiimikaaslasi siin. See näeb välja nagu kellegi... Sa pead visiooni nägema. Ma vaatan seda visiooni ja ma ei näe! Seal oli lihtsalt kaan peale siis ja hästi madala temperatuurile. Kas sult võeti nüüd sinu riisikeetmistöö? Jaa, see ma panin tähele, et talt võeti see riisikeetmistöö ära ja see on väga huvitav, jah. Kes võttis? Oot, mis asja? Kuule, aga kurkumit äkki? Jaa.
ma juba vaikselt tahaks seda kastet hakata maitsma. Sina ei taha. ma olen riisimees, miks sa filmid mind? Seal on palju ägedam. Kuule, kas sa nagu jätsid lihtsalt vee keema ja sa ei pane siia riisi või? ma ei tea, kui palju see vaja peab. Nii on hea. Jevgeni, kas ma olen päriselt surust kanarassist? Paistab nagu jah. Ma arvan, see nuga ei lõika mitte midagi nagu, sa lihtsalt surnud ka kanale veel valusam. Ei, sinna ei käi, hoia eemale. Ma tahan sibulat äkki. Davai. Carameliseime need suhkruga. Jaa, seda võib teha. Siis oleks valge parem teha. See on see faaseks. Osalised, kuulake üles. Teil on 50 minutit alles jäänud ja minu meelest on paras hetk visata sisse natukene vürtsi siia. Muuta mängu natukene ja ma tahan, et paneksite käed laualt ära, jätaksite kõik, mida te teete praegult. Ja tiimi kaptenid, teie saate nüüd minna teise laua juurde ja võtta 2 koostisosa nende lauast. Kas ma tohin võtta siin midagi? Võta. Ma ei tea, ma ei taha teilt midagi isegi. Ma ei taha ka teilt midagi. Neid asju. Võta. Need 2. Korras. Kas see on 2? See on 2. Võta. Me teeme nagu apelsinist honey chickenit. Meil ei vaja seda! Jaa. Kuulge, meil tuleb riisipuder kahjuks. Meil tuleb riisipuder. Aga see on sinu süü ju. Ma ei ole kunagi sellist riisi näinud. Ma ka mitte. Kuidas soome keeles öeldakse sibul? Sibuli. Sibuli. Ma tean reeglit, võis maitseb kõik paremini, kui sa praed. On või? Jaa, on küll, see on nagu kuldne reegel. Kusjuures, mul tuli üks hea mõte ka veel. Nad võib-olla ei kiida seda heaks, aga apelsini maitset natuke kanaga kokku. Mis sa nüüd panid? Ma ei tea. Vett või? Jaa, mul on suht vähe sibulat too. See on ancient cooking method. See on nagu used back in the day. Ancient. Maitseaineid ärge unustage jälle. Saab. Tere, siia vaja kindlasti maitseaineid. Peaks panema juba kana ka möllama pannile. Jaa. Täna teeme lima. Mis lima? See on väga hea riis. Kuule. Sega. Sind segan või kana? Segad nüüd praegu. Ma arvan, et meie oma tuleb. Võtsin. Kuidas su tiimil läheb? Sööksid seda? Selles mõttes, et sellega saab kindlasti asju teha. Jaa, saab. Muidugi saab. Aga see näeb küll ülimalt huvitav välja, mis see on? See on lihtsalt asju koos, ma ei tea. Seal on lihtsalt ülipalju asju koos, jah. Hea või? Ma tahan huvitav. Kuulge, jagame mõtteid, paneme pead kokku. Sain. Annan sõbra soovitus, pange mingi vedelik sisse. Teil on olemas 2 puudelit, mis puudumata. Riisi sisse. Ma ei saa aru, kas see on nagu halb või? Ei, ta on teel kusagile. Ja burrata kõrvale. Kiire küsimus. Seda serveeritakse tervena ju. Jaa, Seda ei lõigata lahti. selles mõttes sa lõikad ta pealt natuke lahti ja oleks hea, kui saaks mingi oliivõli või midagi sinna panna. Teile kõigil on vaja ju eraldi taldrikut tuua, nii? Üks taldrik. Ma ei tea. Eerik, mul tuli ülihea mõte. Viskame pannile selle. Davai või? See on ju hea mõte. Lähme. Alati usaldage protsessi. Ma marineerin juustu. Jau, teised praevad kana juba. Mis sul see roll praegult on tiimis üldse? Ma olen pausil. Pausil, okei. Puhkust on ka vaja. Lõunapaus. Ma proovin. Kuidas oli? Ma ei tea, kas see on veel läbi küpsunud. Mitte. Tead, saladus on selline, et kuna juust on juba valmis toota, siis seda raske marineerida. Eriti, kui see on kõva juust. Aga see on hea marineering, ma arvan. No, see nagu ei ole hea marinaat ka.
ma võtsin natukene vastastiimilt. see on nii hea. Vahemere üldse on täiega ja ma räägin, tule hästi. See on nii hea lihtsalt. Ma panen Aasiat ja Vahemerd kokku praegu. nagu tühi maitse midagi. Jaa, sealt on midagi. Mulle täitsa meeldib. See on nagu peaaegu parem kui ketšup. aga tehke see. Teeme need layerid ära. No. Ja siis jahu. Kata seda. Võtsin talle. Thanks. Kas ühekordne veel jahu? Kuule, see ei jää siia külge. The fuck? No nii, viimased 13 minutit. Ma tuletan meelde, et selleks ajaks peavad olema kõik taldrikute peal. Me hindame seda, kui puhtad teie töölauad on. Et tehke kindlaks, et teil on siin täiesti puhas ja teil on toit taldrikutel. Kuidas teed? Serveerin. Lihtsalt teie keskenduge oma tööle. Oh my god, ma ei tea, mida teha. Ma ei tea, mida teha. Palun ära telgid fucking See on ilu. rumalus. Mina usaldasin teid ka. Kas sa usaldad, et see maitseb? Korista ära, ma sonksin kohe. Ja ma... Kokad, teil on 10 minutit aega. Viimased 10 minutit kõik taldrikule saada ja tööd Ma kohtaks. koristan. Palun usalda mind. Ma lähen närvi. Kapten. Ma usaldan sind, kui sa Okei, jah. ära korista. Ja, ma... Siin tuleb nii palju pärast piikse peale panna. ma koristan, rahu. Puhtad jõud võite laua peale tagasi panna. Lihtsalt roiskad aega, pool mine riivib seda kuradi juustu. Issand jumal. Kokad, teil on alles jäänud 6 minutit. Meil on 5 minutit, mitte 6 minutit. Mine riivida! Riivid veel, seda on veel vaja! Õudne kogemus. Kasta tuleb takana peale. Ei ole kahju. Viimased 3 minutit. Kolmkümmend sekundit. 3, 2, 1, kõik läbi. Laske lahti tööpinnadest. Fantastiline. Fantastiline, ülihästi tehtud, kuulge. Let's go! Olgu, nüüd on siis aeg maitsmiseks. Me ootame teid kohtunike maitsmisruumis. Nii et alustame siis tiim Chillist. Okei. Kõrval on väga lihtne asi, burrata koos basiiliku ja tomatiga. Tomat on maitstatud Himalaia soola ja musta pipraga. Ja sinna kõrval oleme loomulikult teinud kanast teile suurepärase roa, kus kohtuvad nii Aasia kui ka Vahemeri. Põhimõtteliselt see on niisugune roog, mis teeb globaalselt tiiru ümber maale. See on Mr. Worldwide. See on põhimõtteliselt Mr. Worldwide. Kas see legendaarne marineeritud just pealt, jah? Jah. Okei, Ploom ka. Ja ploom. Ja kui kellelgi jääb kõht tühjaks, siis on ka lihtsalt selline asi. mis see? Side dish. Mis asi see siis on? See on, ta kohta saab... salat, noh. See on nagu modernne kunst, et võib-olla vaatad, võib-olla hammustad sa ise, see on niisugune happening siin kõrval. Nagu me rääkisime, siis see burrata võib siin see päästev osa olla, et ma olen väga rõõmus, et ma näen seda burratat taldrikul. Pigem üle küpsen, sõna vana küpsen. Peale peab alati jooma, muidu jääb kurku kinni. See oli mingi statement või? Aitäh. Kana oli kuiv. Ma saan aru, mis maailma osa te proovisite representida sellega. See oli ju Sahara kõrb, ilmselgelt. Täpselt. Ma pean ütlema, et ma olen isegi üllatunud, tegelikult. Mina saan öelda, et me ei saa üldse väga negatiivsed olla. Minu meelest see ei olnud nii kuiv, ma arvasin, et see on palju kuivem. See oli tegelikult täitsa okei.
ülejäänud roog, ma pean ütlema, et see burrata päästis selle täiesti ära, see läks ülihästi kokku tegelikult selle ploomiga, selle sinepise pasta, Aasia pastaroaga. Väga söödav. Jah, väga söödav. Võib-olla nuudlit ei oleks nii üle keetnud. Jah. Et ta ei oleks nagu, et oleks parem tekstuur, aga muidu maitse poolest. Kuidagi see töötab. Kuidagi moodi see töötab, jah. Tundub, et kui me ikka kõik kokku... Ikka arendusruumi natukene olemas. Suurem amps. Ühesõnaga, ootame siis järgmist tiimi sisse. Suur aitäh, Team Chill. See oli vaatamiseks niikuinii. See oli vaatamiseks. See oli laua kaunist. Oota, ma küll tahaks. Ma isegi ei soovita päris jääda sellest. Proovime siis, laseme Heidil ära. Mangokaste, apelsin ja paprika ja siis leht. Või mitu ampsu võid ka võtta, kui ühe ampsuga kohe ei saa kõike kätte. Kuule, see on looki hea. See apelsin ja paprika kuidagi sobivad hästi kokku. Serveeriks teda natuke teistmoodi, aga muidu nagu... No, jah. Meil on erinev maitse. Selge. Aitäh, Team Chill. Saadame teile uued kindlasti tee ka. Maitstes seda pastat enne, kui ta oli veel pliidi peal. See on väga suure glow-upi teinud. Ta on absoluutselt väga suure muutuse teinud. See burratas ta päästis ta täielikult ära. No nii. See on siis meie roog ja me teeme endale väikse presentationi ka, on ju? Vabandage enne, kui teistate. See on see bad service. Teise service. Tänane roog on teie ees. Roog sai inspiratsiooni sellest, et klišeeriku ema on Vahemere äärest. Vahest mere ääres. Vahest mere ääres. Sinu vanemad on? Nad on Jaapanist. Jaapanist, okei. Nii et meie roog on nende kahe erineva maailma maitsemaailma segu. Võite proovida. Hea meelega. Ta näeb väga isuäratav välja selles mõttes, et mis selle roa nimi on üldse? Praekana riisiga. Ei pea raskeks midagi tegema siin. Proovime siis raameni paneeringuga. Esimene tunne, et see natukene ütleme niimoodi kuiv. Sinna läks natuke soja sidruunigast peale, aga see... Seda on tunda. See sidrunit on siin tunda. See on see Jaapani osapool siis sellest eelmest. Seal on Jaapani sidrun. Krõbe. Krõbe või? Krõbe. Riis. Ma saan täitsa aru, mis see teie müügipunkt on. Ta on huvitav. Ta on maitserikas. Ma olen nimestanud, et te tegite riisipudrust. Tegite täitsa peaaegu eraldi seisvad. Riisetärad siin. Kana poolest. No, paneering on krõbe. Maitse on hea. Aga minu meelest seda sidruni sojamarinaadi või kasted natuke liiga palju. Ma ütleks võib-olla just seda, et kana mega hea maitse, aga see riis on nagu nii maitsekas, et ta tapab selle kana hea maitse ära. Oota, mis selle riisi nimi üldse on, Josep? Hiina või Jaapani sidruni. Idamere sidruni. Idamere sidruni. See on jah, keedu praeriis. Vahemere. Vahemere KP riis. No minu arvamus on natukene kuiv. See sidruni riis on ikka sidruni riis, mis siis ikka nagu... Ta ei ole paha, ta on täitsa söödev. Siin on baas olemas, millegagi sealt täitsa. Siin on olemas niimoodi arendusruumi, kus arendada. Kõik positiivsed, mis ma proovin öelda, Evgeni võtab siin ja pöörab ümber selle täielikult. Ta on Mihkel Palut siin. Ei, te võite ausalt öelda nii, nagu kõik on See mõlema oleks valmis. ülibänger olnud seesama kana, aga et mitte ei oleks teinud nuudli paneeringuid, vaid nuudlit kõrvale. Täname teid. Jääme kohtunikuga siia natukese aega arutama. Aitäh teile, Team Till. See oli huvitav. Teeme mingisuguse kokkuvõtte sellest kõigest, jah. Ei, selles mõttes, et eelkõige pidime hindama loovust ja et nad said kana tükeldamisega hakkama. Ja siis tööpinna puhtus pärast. Kuidas me arvame, et me esimene tiim sai sellega hakkama? Team Chill. Loovuse poolest. Ei, loovust neil ikka jagus. Loovust jagus täiega. Ikka väga. Jah, isegi marineeritud juust, kurikuulus marineeritud juust sai sinna peale ja tal oli oma koht. Nii, täitsa saadi hakkama. Oli söödav. Vana hea Itaalia-Aasia klassika. Vana Itaalia klassika, just. Ma arvan, nii Aasia kui ka Itaalia inimesed oleks šokeeritud. Ja. Aga ülejäänud poolest, mis sa ütled, Evgeni, kuidas kana tükeldamisega läks? No, ütleme niimoodi, et
pärast seda hirmus, mis kanaga toimus, et nagu ei julge silmad rohkem kinni panna. Ja ei, kana tükkeldamisega ei läinud kõige paremini. Ise, kui ma peaksin sööma nüüd lõpuni, ma sööks pigem pasta. Nõus. See pasta oli natukene isuäratavam kui see riisiroog. Et see riis nagu väikses koguses väga hea, kas rohkem ei taha ka, sest et on väga intensiivne. Väga intensiivne oli. Lähme siis anname neile järgmise ülesande ja vaatame, kuidas nad magustoiduga hakkama saavad. Nii, nüüd me oleme jõudnud magustoiduni. Aga kui te enne saite väga loomingulised olla, siis nüüd te peate oskama retsepti lugeda ja selle järgi siis toimetada. Aga ühte asja ei ole retseptis, mis on soolakaramell. Ja soolakaramell on selline tegelane, et umbes 50% ajast läheb see jumala pekki. Aga soolakaramell ei ole ainukene komistuskivi. Aga mis me üldse teeme? Me teeme küpsise laavakooki. Aga hakkame selle karamelliga pihta. Kõigepealt me võtame täiesti tavalise suhkru. Panen seda mingi tundi järgi siia. Ja selle karamelliga on see asi, et alguses juhtu mitte midagi väga pikalt. Ja siis väga järsku hakkab kõik pekki minema. Te peate selleks valmis olema. Ta on suht aega nõudev tegevus, ehk te peate ikkagi jaotama tööülesanded ära. Seda peate kogu aeg timmima, seda kuumust. Vaadake, nüüd hakkab minema juba vaikselt kollaseks. See värv tekkis? See suhkur karamelliseerub. Lõhn on ka kohe nii, ja kui ta hakkab karamelliseeruma, siis ei tohi teda lasta liiga tumedaks. Ehk siis nüüd me paneme siia koore ja nüüd juhtub see, et ta saab külma šoki, ehk siis ta läheb tükki. Šokki läheb. Joosep, vaata nüüd. Siis peab teda lihtsalt segama. Kindel, et juhtub, Joosep. Nii, ja nüüd paneme siia tükikese võid ka. Oota, aga Hedis ise mõtlesid välja selle või? Ja, minu retsept täiesti. Nagu kuidas? Esimest, keegi teine ei ole. Jah, tule ka. Mis sa nagu üks asja välja mõtles niimoodi? Nii, ja soolakaramellile paneme muidugi natuke ka soola. Ma panen seda ka lihtsalt tunde järgi. Et seda te saate ka siis ise katsetada, kui palju seda soola teile tundub, et võiks panna. Nii, kui see saab valmis, siis ma panen ta tavaliselt kuskile jahedasse sellesse konteinerisse. Ja. Aga see nagu kõvaks ei lähe? Ei, ta natukene jahtub maha ja läheb tahkemaks, aga praegult on veel üsna vedel ka. Vaata, et käe peal ei... Aga see on ju nagu päris asi ju. Aga kui rohkem küsimusi pole, siis laseme teil endal proovida. Me saadame teile retseptid, kuidas siis seda küpsise laavakooki ise teha. Kui palju aega me anname teile? 45 minutit. 45 minta. Ja 45 minutit algab nüüd! Oda, aga teeme kohe karamelli või? Ei, karamell viimasena ma mängin kogu aeg. Okei, aga me ei saa ju midagi muud teha. Tehke essana see, et mõõtke kõik asjad ära. Kaaluge nagu kõik asjad ära. Siis teeme selle enne ära, sest selle ma valan ära. Hakkan ajama teist asja, siis see on kott on vaba, sest rakku. Sest või on vaja ära sulatada siin ainult. 75 grammi võid. Sa näete, miks see milliliitri? Kuidas ma nullin selle? Ma hakkan tegema. Kas sa nägid, kuidas ma lõikasin perfektselt selle tüki? Üks šokolaad ütleb. See läheb praegu sisse või ei lähe? Ei, jumala eest mitte. Me peame selle valmis tegema niimoodi, et me rage peidime keraldajad terve. Mingi üli obvious asja peab ütlema, vaata, et kindlasti panid vaata võid või? Sa võid panik ära või? Pruuni võid teed siin, jah? Ja mis siin siis need erilised trikid on pruuni võiga? No tuleb teda segada pidevalt ja olla kannatlik. Ma olen teinud inglisepärase neid kukiseid, küpsiseid. Seal on ka vaja või ära pruuni. Miks sa oled ekspert? Väga hea. Hakkab juhtuma midagi. Hakkab juhtuma. Kepster, tule las ta juhtub, tule hakkima, meil on vaja hakkima hakata. Ma ütlesin sulle, see round usalda mind. Sahe. See on millegi pärast must. Aine Gerhard. Gerhard teises ega suur. Rasva. Kuule, too oma telefon. Palun too oma telefon. Minuga räägid või? Palun too telefon, Kepster.
tee lahti. Ma arvan, saad hakkama küll. Ma low-key nagu üli chill isegi, see on nagu nii calming activity. Sa oled nagu nõid potiga. Maksime ära. Mida te seda? Päriselt. Kevster. Me peame tegema selle glasuuri koos. Ma panin liiga palju suhkurt. Vaatasin võigramme, panin suhkurt nii palju. Too meil on vaja. Kõige esimene asi oli suhkur, ma mäletan. Hedi, kõige esimene asi oli suhkur. Palju me suhkurt pidime vaja? Meil on vaja kühvlit. Meil ei ole... Rohkem. Oli vä? Tule hakkame segama seda, neid asju. Me ei saa veel. Sa ei saa või? Seda oleks ka vaja. Tegelikult me saame küll seda sekt. Nii, ja siis oli vaja, kas oli vahukoor või kohvikoor? Vahukoor. Mulle meeldib see, et nad on kõik endale ilusti valmis pannud, on ju. Versus siin Gerhard veits peab nagu üksinda tõmblema, et siin ei ole sellist nagu tiimitööd nii palju tunda, Tiimitööd seal kindlasti ei ole, jah. Pruunisuhkurt, see on kõik olemas, on ju. Kas see valgus eatib? Ei eati ju. Me peame siin olema, siis see eatib. Seda cookie with Kai ja nagu see cookie with Kai. Ma ei tea, mis see on. Tead küll. Teete karamelli praegu või? Ei pannud või? Vett ei pannud. Ei. See ei pannud vett siis. Ta ei pannud ka vett. Pani vä? Pane vett siia natuke. Noh, kuulamine vist ei ole see kõige tugevam küll või? Kui palju? Kätega ka veel Kui palju? Kõik vä? Ära tilguta, Kui palju vett ma panen siis? natukene ainult. Mitte nii palju. Vaita. Oota, sa alustad päev. Esimese asjana me lisame pruunistatud või, mis juba tegelikult jahtub meil külmkapis. Ta tuleb ka tagasi. 25 minutit alles. Okei, teeme uuesti. Ma vanas alguses, see on chill. Teeme uuesti siis. Kus ma valan selle? Muna on siin. Oota, ma pean vaatama, kas mul on okei veel. Jou. Ei. Joo, see on minu ülesanne. Ja cracki see muna. Cooking with me, ei, cooking with me, ei, see jääb videosse. Või jääb, tegelikult see võib jääda. Siia selle nüüd. Mis asi see on? See on glasuur. Kas me oleme cooking with the baddies? Yes, always. Mis ma teha saan? Nii, nüüd me ei tohi panna liiga palju. Pane hukkama. Ära köhi nüüd. Ma ei saa ju. Ta ise hüppab pakist välja. Kui ma näeks, et niimoodi peab karamelli tegema, ma ei julgeks kunagi kodus proovida, ma arvan. Mis see on? Küpsetuspulber. See või? Davai. Ja siis šokolaad. Ei noh, huvitav. Vägagi huvitav. Aga Gerhard, sul asjad toimuvad siin? Muidugi, ma olen vana kondiiter. See näeb väga hea välja juba. See on väga hea välja. Ole valmis. Täitsa mulised. Hoia. Ütle mulle Valle. Sa pead kohe ütlema kiiresti. Hoia. Siin hakkab nüüd midagi õigesti minema vähemalt. Okei, kui me nüüd paneme seda? Kui me paneme? Ahju või? Ja, aga mis mooldi? Peaasi, ta peab olema see konsistents õige. Maitse. Noh. Niimoodi on okei. Oota. Aga tooge siis teine, me saaks 2 teha. Siuke kausika. Jah. Kaua see ahjus pidi olema? 11 minti. Ima. Te saate nagu mingi fooliumkausi teha. Davai. Suva. Nõus. Nii, aga kellel see nagu konsistents praegu õigem tundub? No see on kuidagi väga vetel. What? 10 minutit. Ma jälgin suppi. Okei, ma ütlen lihtsalt ära, et neil on nagu täiesti tahke see. No mingi paar grammi jahu juurde. Kuidas ta hakkab keemiliselt reageerima, kui sa ei lase tal olla? Kõrbeb põhja. Kuidas kasvab lill? Kasvab. Kuidas kasvab lill suureks, kui me kogu aeg segad? Mitte veel. Pane valmis. Ma olen valmis. Või äkki see on nice? Ma arvan, see tegelikult on okei, kui see on siukse nagu... No see ei pea olema full tahke, ma arvan, neil tulevad mingi kivikõvad küpsised, siis see on tahke, vaata. Sa Te olete siis kahekesi selle töö peal siin, jah? Karamelli töö peal. Noh, meil on pool ajurappu mõlemal, me peame koos tegema Kokku teeb üks, eks ju. Simple maths selles mõttes. Paber.
Neil on päris palju vett, mida välja keetasid. See on see probleem. ma räägin, sa pall liiga palju. mõtle, mis tähendab segamine, sa segad teda. Ära sega. Ma ei sega teda. Siin on jah, suured mõtlejad koos. Issa kookarahjus, uskumatu. Ja natuke kaunistusi ka veel peal. See näeb väga hea välja. Davai, pane mahju. Keegi saab taimeri panna 11 minti. Mina panen. Nii, me saame koristada ja saates, mis on ajast ees. Kuule, mulle tundub, et ma näen pruuni värvi. Ma näen ammu juba. Ongi ju. Nüüd hakkas minema pruuniks. Juba ammu. Oota veits. Nüüd vä? 3, 2, 1. Loed sekundid pealt, samal ajal. Nad sööd oma eelmist pastaruga ka. Jaa, ma tean, mul on kõhti. Ütle mulle, kui maha. Jaa, ütlen. Sa pead nägema. Me muidu nagu tegime valmis ja koristasime ära ka, nii et... Jaa. Ja kuidas see sinu meelest välja näeb, Jevgeni? Nagu keedu majonees. Keedu majonees. Okei, ja mis järgmine step oli, mäletad või? Valmis. Oli või? Kindel või? Midagi oli veel ju vahel, ei olnud. Soola. No ta ei läinud piisavalt pruuniks. Hedi pani umbes nii palju soola, mäletan. See on üks massiivne lusikas mees. Igaks juhuks siis ei kuku ümber. Miks ta nätske on? Oota, võtame kuumust maha. Igaks juhuks. Ta läheb järjest rohkem pudrumaks. Mis siin toimub? tead, siin hakkab tulema nüüd, oi. Me leiutsime pasteedi. Kui ta oleks natuke varem lõpetanud, siis ta oleksite saanud iirise kommi vähemalt. Palju aega on? Teil on veel aega. 10 minutit. 10 minutit. Uuesti. Me ei jõua selle aja. Mis ei jõua? Aga meile võib seda vaja minna. Ei, me võib seda vaja minna. Kuhu? Gerard, miks me teeme uue, kui meil on seda vett vaja lihtsalt? Meil on vaja teha ta vedelaks. Too vett ja Ei, aga seda saab ju teha too vett vedelaks. klaasiga ruttu, palun. Ma pean teist tõesti tegema. Ja pese see palun ära, too. Ma ei jõua seda ära pesta selle ajaga. See pese ära. Kefter. Sinna peaks koort juurde panema ja kõik on timmu, sest et ta maitseb nagu karamelline suhkur. Nad panid liiga vara kõik asjad niimoodi, et jäi nagu tooreks, vaata. See on täiesti haige, et nad said sellise asjaga hakkama. Ma Võib-olla- seda kunagi näinud. Aga ma arvan, et see võib väga hea olla. Ei, see oli, ma proovin, see on nagu karamelli maitseline suhkur. See on suht bänger, on ju? No juba hea ju. Kui nad seda peale paravad, nad võidavad. Kuule, palju aega on? Aga siin on ju see vedeli. No miks sa siis fuckingi ütle? Läheb tagasi. Meil on kõige ilusam asi, mida ma olen oma elus näinud, on see lahjus praegu. Kuulsin, Hidi rääkis, et ma oleks saanud seda päästa, kui ma oleks koort juurde panna. Kehvalt hakkas paanitsema, vaata seda asja. Kuule, see on jumala hea juba. Ma räägin, ma päästan seda olukorda. Ma päästan päeva. Gordon Ramsay teeb täiesti uut, aga see on täitsa fine. See on täitsa fine. Ja Gerard keeras neid muffini ka persse. Tegitegi ära või? Kuule, palun, tule vaat! Oli pajus või? Täiesti pekkis. See on täpselt see, mis oli vaja teha. Vau, see on beautiful ju. Nagu ma arvasin, kui sa saab minna tahkeks, saab ta minna ka vedelaks. Just. I am stupid, ma tegin täna paprika apelsini maitselise asja. Paprika apelsini maitseline asi oli suht stupid ausalt öeldes, ma ei hakka valatamagi. On kõik valmis. Aga ta peab jahtuma, selles on asi. Meil on pulber isegi. Me tegime võib-olla natuke rohkem, kui vaja oli. Saame seda pudistada peale nagu. Juba midagi mõtlevad siin. Imagine we win this. Imagine. Gerard on kuum, me ei saa teda panna, ta on kuum. Võrdleme. Ai, sinu oma perses. Vaa, sellest mingi tükkis ja see on rõve. Okei. Prohätu. Nii, Gerard, ma lasen sul, tule kaunista sina siis. Gerard, tuttu 2 minti. Aga kas teeme äkki sellega kihime peale ja siis paneme nii? Ja. Nüüd on pulber. See on seesama asi, see tahke lihtsalt. Täiesti visuaalselt ilusam. 50 sekundit aega. ...30 sekundit aega. Ära no, teeme joone. 5, 4, 3, 2, 1. Lõpetage ära. Aeg on läbi. Bravo. Kuule, see on nii hea ju. Aga olgu, me siis ootame teid kohtunike toas. Okei, aga oleme valmis. Lasme sisse esimese tiimi.
tiim Till, võite edasi astuda. tere! järgmine magustoit kannab pealkirja. Küpsise fondantskook. Tants! Kas seal on tants ka nagu sellega koos või? Jaa, Joosep teeb. Jah. Hoppa! Hoppa! Tegu on siis jah šokolaadifondantsiga. Loodan, et teile väga maitseb. Inspiratsiooni saime me siis TikTokist. Eerikul ei saanud mingist TikTokist. Eerikul on Vahemere ääres ikkagi perekond. Ema, kes on vahel mere ääres, on ju. Sul on juba palju inspiratsiooni klišeeriku emast. Mulle meeldib. Mulle väga meeldib emad. Ja samuti üks TikToki video. Võite maitsta. 3, 2, 1. Aitäh. Kuulge, see näeb ju see näeb üliilus välja välja. nagu restorani toit. Reaalselt. Reaalselt, ongi. No mulle tundub see küll päris õige. Mis konsistents sees on? No päris hea. Servad on mõnusalt nagu küpsend. Võib-olla natukene oleks tahtnud teda 2 minutit võib-olla veel ahjus, aga tegelikult niimoodi on ka juba. Aga karamelli maitset ei ole nagu väga tunda. Karamelli maitse pole jah tunda. Jah. Seda ei saanud peale ilusasti trišelida, siis see läks nagu paksuks veits. Mul tundus küll, et teil oli üliilus karamell, aga nüüd ma ei tunne seda siin. Aga selle pruuni võiga ma tunnen natukene seda kärsa, mis... See on osa sellest. See on osa sellest, jah. See on extra nutty. Sellepärast on need marjad, see on nagu siukene... See on nagu yin and yang. Must ja valge, vaata. Magus mari ja kõrbent see maitse. See nagu tegelikult koos töötab väga hästi ja see ongi disainitud meie tippkokkade poolt. Ahsoo, selge. Aga muidu ma ütleks, et väga hea kogu seda ennast panite siia. Väga tublid. Aitäh ja aitäh võidu eest! Jaa, oli meeldiv. Eks ma näe. Vaata transition ka. Lauluga ka veel. Kui keegi soovib natukene suud saada lihaseks. Ohoh. Et me kasutasin keelatud vilju. Väga kaunis. Ma ütlen, et see laul annab nagu selle presentatsioonile juurde, et ta näitab kohe, et on kunstilik minu meelest. Ma alguses ei saanud aru, kust kohast see laul tuleb. Sa mõtlesid, et see on kõlarid? Võib-olla koogi sees tuleb laul, mõtlesid alguses, jah? Ütlen ausalt, näeb väga hea välja. See on väga hea, et sa meiega aus oled. Natukene toores ka veel näeb. Nii, aitüma. Mul juba üks oli. Ma olen selle serveeringuga nii üllatunud iga kord selle tiimilt siin. See on ju suurepärane service lihtsalt. Minu meelest näeb väga ilus välja. Näeb küll, jah. Kuidas te ise kommenteerite, kuidas teil läks? Hästi. Meil läks isegi nagu näha siis üle ootust hästi isegi üle ääre. Ja oli kaootiline, aga oli kogu aeg armastus. Armastus oli ja mulle meeldib eriti see, et te nagu ei läinud kallale marjadele, mida pärast teised kasutavad. Keelatud viljade turul me ei käinud. Jah, et see on väga tore. On teil midagi veel öelda või lööme hambad sisse? No karamell on ju päris õige. Karamell on täitsa õige. Aga oi. Võib-olla jah, natukene. Lavasupp. See on jah. Natuke suur kogus läks seda siia. No väga huvitav, see on väga erinev. See on väga erinev, jah. Ma lihtsalt ütlen, proovi piima peale. Tegelikult see piim seal juures oli hea touch. Natukene saaks teda veel küpsetada. See oli sommelier, kes valis selle piima valiku siia juurde, eks ju? See on tõepoolest Alma 2026. aasta Väljalase. Kiirtele lehmade väljalase. Kujutan ette, et jäätis oleks ka sellega päris põnger. No suurepärane joogivalik siia juurde. Ja mulle meeldib, et karamelli maitset on tunda siin, vaata. Tõesti, karamelli suhkur. Ma ei tea, kuidas kurat, te tegite seda. See oli täiesti imeline tegelikult. See suhkur või? Jah. Ma ei ole kunagi midagi sellist teinud. Aga nüüd ma tahan teada, kuidas... Ma ei ole mõelnud sellise asja peale. See ongi see esimene, mis vahepeal tundus, et on läinud. Suur aitäh teile! Aitäh teile! Raske valik tuleb. Nüüd tuleb tõesti raske valik siin. No selles mõttes, et okei, kui me back't rääkime natukene, siis pearoa juurde. Mõlemad tiimid tegid nagu huvitav asja, aga meil jäi tiim chill. Jäi natukene paremaks meil selle pastaroaga. Peaks ütlema, meil on väga tasavägised. See on ekstreemselt tasavägine. Vaatame siis võistluste pool. Toola karamell, siis lavakook peab olema nagu kook ikka, mitte nagu supp. Mitte nagu supp või soe, ma ei tea, kuidas see karakteriseerida, kuidas. Siis näiteks, kui me vaatame võistlust,
poole, siis nagu Team Chill nagu teinud nagu seda ülesanne nagu päris Nad said teise ülesandega paremini hakkama, jah? Aga kui näiteks vaadata maitse pool, siin on tunda soolakaramell, no okei, see on nagu supp, aga seal tunda neid asjad. Nagu maitse poolest mulle meeldis Chilli oma rohkem. Jah. Aga välimus ja see struktuur ja see oli nagu tillimeeskonnal parem. Oli. Kui nagu vaadata, kuidas nad tegid tööd, siis no Gerhard ikka läks natuke nendest välja, tegelikult nagu kas oli vaja. Tegelikult ei olnud vaja seal endast välja minna, see oli täitsa päästetav see, mis Kris ja Kepu seal kokku keerasid. Aga samas Gerhard oli täiesti üksi. Nemad ei olnud nii tugev meeskond. Ehk siis teeme kokkuvõtte. Team Chill visuaalselt on natukene rohkem house'is oled, maitset on parem. Team Chill on visuaalselt nagu rohkem organiseeritud. Maitse on natukene halvem, jah. Raske valik. Lähme sinna ja ütleme, et kes meie arust võitis ja kes enamus hääled saab, on võitja. Minu hääl läheb Team. No see on romance tiimis. No, te ei saa niimoodi teha. Miks ma ei tohi? Mida siis kokad teevad oma vahel? Oleme siis otsustanud. Ülimalt tasavägine on olnud. Ui ka, mõndadel on maitsed parem on olnud, mõndadel on visuaalne aspekt parem olnud, mõndadel on service parem olnud. Ja kes need küll võivad olla? Noh, rääkige kallid kohtunikud, et mis te mõelnud olete? Ei, no mis ma täna näinud, et inimesed ikka panustavad armastus toidust. Ja kui panna silmad kinni, siis minu jaoks on ühel tiimil on natukene maitsevam toid. Natukene maitsevam kui teist. Aga mis ma võin soovitada, et harjutamine teeb meistriks? Mul oli väga huvitav vaadata, kuidas te köögis hakkama saite. Ja võib-olla ei pea endast vahepeal välja minema. Et seda rahu ikka tuleks säilitada. Aga samas te saite kõik väga hästi hakkama. Ma olen väga üllatunud. Nojah, aga kuulutame võitja välja või? Võitja väga lähestikuses võistluses võitis maitsete pärast, sest neil olid natukene paremad maitsed. Team Chill! Team Chill! Võib-olla polnud visuaalselt kõige ilusamad road, aga maitsete poolest olite te natukene pädevamad. Ja selles võitlus pidime otsustama, et maitsed on need, mis loevad natuke rohkem. Aitäh teile kohtunikud. Aitäh teile. Hästi mängitud. Aitäh, Evgeni. Hästi kokatus. Crazy rake though. Ei, Burrata päästis ära neid, usu mind. Burrata ja koos Burrata. See oli see üks Burrata. Me oleme võitmatud. Kes on 3 järgmist, kes meil vastu tulevad? Like ja subscribe tulevad vastu. No, like ja subscribe. Koos kommentaariumiga. Et edu teile. Aitäh, et vaatasite seda videot. Loodetavasti näeme juba varsti uuesti. Davai, tšau!